tere tulemast tagasi saatesse Ask the Truth JNS-is. Kuni maailm hinge kinni pidades ootab, mis Islamivabariigis saab, alustame seda nädalat teise teemaga, mida maailm samuti ärevusega ootab. Jalgpalli maailmameistrivõistlustega. FIFA armastab rääkida kaasatusest ja võrdsusest spordis. Kuid kui asi puudutab Iraani Islamivabariiki, on FIFA aastaid võimaldanud täpselt vastupidist. See ei puuduta enam ainult jalgpalli. Küsimus on selles, kas rahvusvahelised institutsioonid asuvad Iraani rahva või neid rõhuva režiimi poolele. Praegu kukub FIFA sellest testist täielikult läbi. Sel nädalal teatas FIFA, et keelab ajaloolise lõvi ja päikeselipu kasutamise eelseisval maailmameistrivõistlustel. See on sümbol, mida miljonid iraanlased kasutavad ja mis oli Iraani riigilipp kuni 1979 aastani. See lipp ei ole terroriorganisatsiooni lipp ega vihasümbol. See on ajalooline Iraani rahvusliku identiteedi sümbol, mis on palju vanem kui Islamivabariik. Kuid ilmselt arvab FIFA, et see sümbol on liiga poliitiline. Samal ajal on FIFA korduvalt lubanud Palestiina litte, Palestiina poliitilisi sümboleid ja avalikult poliitilisi meeleavaldusi staadionitel üle kogu maailma. Kas mäletate seda Maroko maailmameistrivõistlustel? Ilmselt on Palestiina poliitilised sümbolid vastuvõetavad, kuid Iraani kultuuri ja ajaloo sümbolid mitte. Tuletan teile meelde, et Palestiina ei ole riik. Palestiina lipp on lisaks Palestiina vabastusorganisatsiooni lipp, mis oli kuni 90ndate alguseni terroriorganisatsioon. See on selgelt poliitiline sümbol, kuid FIFAl ei olnud aastaid mingit probleemi lubada selle ilmumist staadionitel ja LG-palliga seotud paikades üle kogu maailma. Aga Iraani ajaloolise lipu puhul tõmbavad nad piiri. Aga see läheb lippudest kaugemale, sest FIFA on aastaid võimaldanud, normaliseerinud ja kaitstud režiimi, mis süstemaatiliselt kuritarvitab sportlasi, keelab naistel staadionile minna ja kasutab sporti propagandaks. Kas sa teadsid, et Islamivabariik keelab naistel ühtse jalgpallistaadionile siseneda? Naised on arreteeritud ja rünnatud selle eest, et nad on proovinud oma meeskondi mängimas vaadata. Üks kuulsamaid juhtumeid on Sahar Khodayari, tuntud ka kui sinine tüdruk. 2019. aastal, pärast seda, kui ta arreteeriti, kuna üritas staadionile siseneda mehena maskeerituna ja teda ähvardas vanglakaristus, süütas ta end kohtumaja ees põlema ning suri hiljem saadud vigastustesse. Ometi ei teinud FIFA midagi peale mõttetute avalduste, et võtta seisukoht fännide tagakiusamises avalduva soolise apartheidi vastu. Ja see ei puuduta ainult fänne. Islamivabariik kiusab jõhkralt taga ka omaenda sportlasi. Navid Afkari, maadlusmeister, hukati 2020 aastal pärast režiimivastastel protestidel osalemist. Amir Nasser Azadani, elukutseline jalgpallur, mõisteti pikaks ajaks vangi protesteerimise eest. Voria Dafori, endine rahvuskoondise mängija, arreteeriti pärast seda, kui ta avaldas toetust protestijatele. Endine Iraani jalgpallilegend Ali Karimi, üks armastatumaid mängijaid Iraani ajaloos, toetas avalikult protestijaid ning vastuseks konfiskeeris režiim tema vara Iraanis. Isegi praegu on Rashid Mazaheri, endine Iraani rahvuskoondise väravavaht, olnud kadunud juba mitu kuud pärast seda, kui ta mõistis hukka režiimi poolt 8. ja 9. jaanuaril toime pandud enam kui 30 000 iraanlase massimõrva. Praegu, vaid mõni nädal enne maailmameistrivõistluste algust, on endine Team Melli väravavaht sundkadunuks tehtud. Yakus on FIFA? Jalgpalli ei muuda poliitiliseks mitte lõvi ja päikeselipp. Selleks on režiim ise. Nemad muutsid selle poliitiliseks, kui nad keelasid naistel staadionile minna. Nad muutsid selle poliitiliseks, kui kasutasid Team Mellit propagandavahendina. Nad muutsid selle poliitiliseks, kui nad karistasid mängijaid oma rahva toetamise eest. Nad muutsid selle poliitiliseks, kui nad tegid sportlastest riiginukud lihtsalt selleks, et neil oleks lubatud võistelda. Ja FIFA mängib selles kaasa. Miks? Vaata, mis hiljuti juhtus Iraani naiskonnaga Austraalias. Naiste Aasia karikatuurmiiri ajal keeldusid Iraani mängijad enne oma mängu laulmast Islamivabariigi hümni, mistõttu Iraani riigimeedia nimetas neid avalikult sõjaaja reeturiteks. Pärast mängu taotlesid mitmed mängijad Austraalias varjupaika, kartes oma elu pärast. Ja Austraalia föderaalpolitsei aitas 5 mängijal hotellist lahkuda eemal nende režiimi saatjatest. Austraalia andis neile humanitaarviisad, kuid võitlus polnud veel läbi. Mõned mängijad, kes alguses otsisid turvalisust, muutsid hiljem meelt ja naasid isegi Iraani pärast seda, kui režiim ähvardas neid ja nende perekondi. See on sport Islamivabariigi võimu all ja FIFA ei tee midagi. Sport peaks esindama inimlikku tipptaset ja vaba konkurentsi,
kuid Islamivabariik kasutab seda pehme jõuvahendina. Ja FIFA teab väga hästi, kuidas sporti pehme jõuna kasutada, eriti kui tegemist on korruptsiooni puhtaks pesemisega. Kes võiks unustada Katari maailmameistrivõistluste skandaali? 2010. aastal andis FIFA 2022 aasta maailmameistrivõistlused Katarile. Pärast seda, kui islamistlik diktatuur toppis FIFA võimukandjatele kohvrite viisi sularaha. Siis tuli 2015. Aasta FIFA korruptsioonijuhtum. USA võimud esitasid süüdistuse jalgpalliametnikele ja sporditurunduse juhtidele ulatuslikus altkäemaksu ja organiseeritud kuritegevuse asjas. Nii et kui FIFA nüüd käitub nagu moraalne kohtunik, otsustades, millised lipud ja sümbolid on lubatud, on inimestel igati õigus küsida, kas see on tõesti põhimõtte küsimus või on see seotud poliitilise mugavuse, raha ja islamirežiimi kaitsmisega. Võrdluseks vaadake, kuidas FIFA kohtles Venemaad. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, Venemaa eemaldati rahvusvahelistelt võistlustelt, millega kaasnesid avaldused inimõiguste, seaduste ja moraalse vastutuse kohta. Nii et FIFA on võimeline riigi vastu tegutsema, kui ta seda soovib. Aga kui asi puudutab Islamivabariiki, režiimi, mis hukkab meeleavaldajaid, tapab naisi pearäti rikkumise eest, piinab sportlasi, keelab naistel staadionile minna ja kasutab sporti ideoloogilise kontrolli vahendina, äkki muutub FIFA väga vaikseks. Üha rohkem iraanlasi nõuab, et Islamivabariik eemaldataks FIFA võistlustelt ja FIFA enda reeglid annavad neile selleks täieliku aluse. FIFA põhikirja artikkel 3 sätestab, et FIFA on pühendunud kõigi rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste austamisele ning püüab edendada nende õiguste kaitset. FIFA põhikirja artikkel 4 keelab diskrimineerimise riigi, eraisiku või inimrühma suhtes, rassi, nahavärvi, etnilise või rahvusliku päritolu, soo, puude, keele, usu, poliitiliste või muude veendumuste alusel. FIFA inimõiguste poliitika sätestab samuti, et FIFA peaks kasutama oma mõjuvõimu, et aidata kaitsta inimõiguste kaitsjaid ja meedia esindajaid, kui nende vabadused on ohus. Kuidas saab FIFA seda siis sobitada režiimiga, mis paneb toime selliseid kuritegusid? See ei saa seda teha. Iraani rahvas ei kavatse selle suhtes vaikida. Nad ei lõpeta lõvi ja päikeselipu lehvitamist ning nad ei kavatse leppida sellega, et FIFA tegutseb režiimi kultuurilise käsutäitjana. Islamivabariigi FIFA liikmelisus tuleks peatada ning FIFA peaks lõpetama Iraani rahva tsenseerimise, kaitstes samal ajal režiimi, mis neid rõhub. Nüüd on meil ees mõned müüdid, mida ümber lükata, samal ajal kui maailm ootab ärevusega, mis saab Iraani režiimist. Alates relvarahu algusest on režiim kinnisideeliselt levitanud müüti, et Minabis juhtunu oli see, et Ameerikas sihilikult ründas tüdrukute kooli ja tappis üle 100 lapse. Kuid mida rohkem sa selle juhtumi üksikasju uurid, seda selgemaks saab, et see pole tegelikkusele sugugi lähedal. Režiim tahab, et inimesed arvaksid, et kuna lapsed surid, oli see rünnak sõjakuritegu, kuid see pole nii ja siin on põhjus. Relvakonflikti õiguse järgi ei hinnata rünnakut ainult tulemuste põhjal. Seda hinnatakse selle põhjal, mida tol hetkel teati. Mis oli sihtmärk, kas sihtmärk omas sõjalist väärtust, kas eeldatav tsiviilkahju oleks olnud sõjalise eelisega võrreldes ülemäärane ning kas võeti kasutusele mõistlikud ettevaatusabinõud. Vaatame, kuidas see siin kehtib. Esiteks eristamine. Sires nõuab, et sõjaväed ründaksid sõjalisi sihtmärke, mitte tsiviilisikuid. IRGC mereväevi raketirajatis on seaduslik sõjaline sihtmärk, kui objekt aitab kaasa režiimi sõjalistele operatsioonidele, raketistartidele, juhtimisstruktuuridele, õhutõrjele, mereväe tegevusele või relvade ladustamisele, võib seda rünnata. Nüüd CENTCOM-i Brad Cooperi sõnul asus see objekt IRGC tiibrakettide objektil ja IRGC baasi sees. Vaadake. See on keeruline uurimine. Kool ise asub aktiivsel IRGC tiibrakettide baasil. Seega on see keerulisem kui tavaline rünnak. Niipea kui oleme lõpetanud, olen täielikult pühendunud läbipaistvusele, arvestades teie olulist järelevalve rolli ja teiste siinsete liikmete rolli. See on ülioluline, sest kui kool asub IRGC sõjaväebaasi sees, selle kõrval või on ehitatud algsesse perimeetrisse, siis baasi sõjaline iseloom ei kao lihtsalt sellepärast, et režiim paigutas sinna lähedale tsiviilisikud. Järgmiseks on kaheotstarbelisuse küsimus. Tsiviilrajatis võib kaotada kaitse, kui seda kasutatakse sõjalistel eesmärkidel või kui see on integreeritud sõjalisse objekti. See ei tähenda muidugi, et kõik seesolijad muutuvad võitlejateks. See tähendab, et sihtmärkide analüüs muutub. Kui see koht oli osa IRGC-ga seotud märtrite kooli kompleksist, nagu seda nimetati,
Kui sellel oli sõjaline või ideoloogiline seos baasiga, nagu oli, või kui rünnak oli suunatud selle ümber asuvale IRGC rajatisele, nagu see ka oli, siis ei ole juriidiline küsimus see, kas seal oli kool. Küsimus on selles, kas seal oli õigustatud sõjaline sihtmärk. Järgmiseks on proportsionaalsuse küsimus. Proportsionaalsus ei tähenda, et tsiviilisikud ei või surra. See tähendab, et tsiviilkahju ei tohi olla oodatava konkreetse ja otsese sõjalise eelise suhtes ülemäära suur. Nii et kui sihtmärgiks oli IRGC mereväe või raketibaas aktiivse sõjategevuse ajal, siis on tegemist kõrge väärtusega sõjalise sihtmärgiga. Kui ründav jõud uskus tolleaegse luureandmete põhjal, et kool ei toimi enam tsiviilkoolina või et lapsi ei viibis seal, siis luure ebaõnnestumine ei muudaks seda rünnakut automaatselt sõjakuriteoks. Aga kuidas on ettevaatusabinõudega? Seadus nõuab võimalikke ettevaatusabinõusid tsiviilkahjude vähendamiseks, kuid see ei nõua täiuslikku informatsiooni. Kui kasutati aegunud luureandmeid, oleks see tõsine ja seda tuleks uurida. Kuid aegunud luureandmed ei ole sama, mis laste tahtlik sihtimine. Ja lõpuks inimkilbid ja tsiviilisikute paigutamine. Kui Islamivabariik paigutas või hoidis lapsi sõjaväetsoonis, eriti pärast seda, kui rünnakud olid juba alanud, ei ole see režiimi kaitsmine. See on tegelikult süüdistus režiimi vastu. Seadus ei luba sõjaväel kasutada tsiviilisikuid oma baaside ümber, et neid kaitsta. Ja see ei luba režiimil kasutada lapsi propagandaks pärast seda, kui neil ei õnnestunud neid sõjalise sihtmärgi juurest eemal hoida. Seega on juriidiliselt kõige olulisem punkt järgmine. Kui rünnak oli suunatud IRGC sõjalise objekti pihta, kui oodatav sõjaline eelis oli märkimisväärne, kui tsiviilisikute kohalolek polnud teada või põhines aegunud luureandmetel. Ja kui kavatsus polnud sihtida tsiviilisikuid, oleks rünnak tõenäoliselt relvakonflikti õiguse kohaselt seaduslik, isegi kui tagajärg oli traagiline. Aga ei, tragöödia ei ole automaatselt sõjakuritegu ning tsiviilohvrite arv õigustatud sõjas ei ole automaatselt tõend kuritegelikust kavatsusest või õigusrikkumisest. Sest Minab ei olnud mingi suvaline kool keset ei kuskil. Isegi režiimi versioonile kaasa tundvad raportid tunnistavad, et selles hoones asuv tüdrukute kool, algkool, oli ajalooliselt osa IRGC mereväebaasi territooriumist. Režiim ja selle kaitsjad väidavad nüüd, et alates umbes 2016. aastast näitavad satelliidipildid, et kool eraldati aiaga, värviti üle ja muudeti tsiviilrajatiseks koos klassiruumide ja mänguväljakutega. Kuid see jätab endiselt õhku suure küsimuse. Miks asus lastekool üldse IRGC mereväe ja raketibaasi algses territooriumis, selle sees või vahetus läheduses? Ja see on esimene suur lünk režiimiloos. Nad tahavad, et maailm näeks sõna kool, mitte sõnu IRGC baas. Ja teine link on ajakava. Õpetajate ametiühingu esindajate Amnesty, The Guardiani, Time'i ja Iraani raportite kohaselt algasid rünnakud üle Iraani umbes kell 9:40 kuni 10:00 hommikul. See oli alguses tavaline laupäev, koolipäev Iraanis ja umbes kell 10:00 pärast seda, kui rünnakud olid juba alanud, kehtestati üleriigiline koolide sulgemine ning lapsed hakkasid koju minema. Seejärel umbes vahemikus 10:43 kuni 10:45 tabas rünnak kooli. Tõsi, aeda polnud palju, kuid siiski pole arusaadav, miks nii paljud lapsed olid endiselt sees hoones, mis asub IRGC sõjaväebaasis. Järgmine küsitavus on väide selle kohta, millist relva kasutati. Režiim on mitmes raportis väitnud, et kooli tabas tõenäoliselt USA Tomahawk rakett ning mõned on isegi teatanud, et esialgsed USA uurimistulemused omistavad rünnaku aegunud luureandmetele, mitte tahtlikule rünnakule kooli pihta. Kuid siis ilmub Iraani riigi televisioonis välja IRGC ohvitser ja kirjeldab midagi, mis ei kõla üldse nagu Tomahawk rakett. Ta ütles, et nägi droone lähenemas ning tema üksus proovis esmalt käsitulirelvi. Seejärel tõid nad välja ja paigaldasid kolmjalale TSK 12,7 mm raskekuuli pilduja, et proovida droone alla tulistada. Seda on väga raske Tomahawkiga kokku viia. Tomahawk tiibrakett on kiire, lendab madalalt ja annab peaaegu olematu reageerimisaja. Sa ei näe seda tegelikult tulemas, ei saa oma tegevust katkestada, võtta statiivil raske kuulipilduja, seda üles seada, sihtida ja tuld avada. Aga see on palju tõenäolisem aeglasemate droonide või tiirutavate laskemoonade puhul. Nii et kumb see siis oli? Kas see oli Tomahawk, kas see oli droon, kas see oli midagi muud? Miks kirjeldab IRGC ohvitser olukorda, mis on vastuolus režiimi enda narratiiviga?
ja kui režiim valetab relva kohta, siis mille kohta nad veel valetavad? Ja siin muutub Matt Hardio analüüs veelgi asjakohasemaks ja olulisemaks. Hardio on sõltumatu sõjaväeanalüütik, kes uuris visuaalseid tõendeid ja sündmuskoha paigutust. Ta väidab, et suurem osa peavoolumeediast on liiga palju tuginenud režiimi allikatele. Tema tõendid näitavad, et rünnak toimus kompleksis, mis ei olnud tavaline tüdrukute kool, nagu režiim väidab, vaid pigem osa IRGC-ga seotud märtrite kooli kompleksist, mis oli integreeritud IRGC mereväe ja raketibaasiga. Hardio avaldas ka pilte kahjustatud hoone seest, mis näitavad sõjalisi mälestusmärke ja märtritega seotud materjale, mis on seotud IRGC-ga. Mida teeb selline asi lastekoolis? Ja see toob meid 4. augu juurde režiimiloos. Tundub, et sellel kohal on kahetine kasutusajalugu, millest režiim tõesti ei taha rääkida. Miks peaks keegi võtma Islamivabariigi väiteid puhta kullana? See on seesama režiim, mis tulistas alla Ukrainian International Airlinesi lennu PS-752, tappes 176 inimest ja valetas selle kohta päevi, kuni tõendeid polnud enam võimalik eitada. See on seesama režiim, mis tappis 100 lapsi 8. ja 9. jaanuari protestide ajal ning on sellest ajast alates veelgi rohkem lapsi hukanud. Ja siin ebaõnnestus rahvusvaheline meedia taas. Sest vastutustundlik viis seda lugu kajastada oleks olnud öelda, et on teateid massilistest tsiviilohvritest Minahi koolis. See koht asus varem IRGC mereväe kompleksis. Selle asemel muutus suurem osa kajastusest teemaks, et Ameerika pommitas koolitüdrukuid. Ja just nii töötabki Islamivabariigi propaganda. Nii et jah, seda juhtumit tuleks uurida. Kui sihtmärgi valikul tehti viga, siis öelge seda. Kui kasutati aegunud luureandmeid, siis öelge seda. Kui tsiviilisikud said surma, tunnistage seda. Aga ärge laske Islamivabariigil muuta keerulist ja võimalik, et režiimi põhjustatud tragöödiad propagandavõiduks. Sest tegelik küsimus on, miks kool üldse tegutses IRGC sõjaväekompleksis? Miks režiimi endohvitser kirjeldas droone, kui režiim väidab, et tegemist oli Tomahawkiga? Miks selle koha sõjalist ajalugu pisendatakse? Miks olid lapsed seal veel pärast rünnakute algust, kui kõik koolid olid juba suletud? Miks lääne meedia usaldab režiimi, mis on varem valetanud massiliste ohvrite kohta? Ja miks lubatakse samal režiimil, mis tapab süütuid Iraani lapsi, nüüd esineda nende kaitsjatena? See on tõeline lugu, mitte režiimi muinasjutt. Ja nüüd liigume selle nädala rubriigi Hea, halb ja kole juurde, alustades meie nädala halva looga, mis on tõeliselt piinlik. New Yorgi linnakontrolör ja kongressikandidaat Brad Lander külastas hiljuti Queensis asuvat mosheed, kus ta luges ette Koraanisalmi, mis solvas kristlasi. Ta rääkis soovist teha kongressis koostööd Ilhan Omari ja Rashida Tlaibiga ning süüdistas seejärel Iisraeli genotsiidis Liibanonis. Vaadake ise. Ma usun uhke juudi päritolu New Yorgi elanikuna, et Iisraeli genotsiid Gazas on rüvetamine, see on arusaama rikkumine, et kõik inimesed on loodud Jumala näo järgi. Igaüks neist Palestiina lastest Gazas on sama jumalik kui minu armsad lapsed. Ja seega jah, kongressis ei hääleta ma enam ühegi USA sõjalise abi poolt Iisraelile. Mitte need pommid, mis hävitavad haiglaid ja koole Gazas, mitte okupatsioon Liibanonis, mis minu arvates on nüüd kahjuks teel potentsiaalse genotsiidi poole. Samalaadset partnerlust, nagu ma arendasin Soraniga, loodan ma saavutada ka Rashida Tlaibi, Ilhan Omari ja teistega kongressis. Et näidata, et me suudame ehitada linna, riigi ja maailma, mida kõik saavad endale lubada, kus kõik on teretulnud ja kus kõigi inimlikkust austatakse. Kul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Aitäh, et mind täna nii soojalt vastu võtsite. Esiteks, see kogu juudina esinemine on lihtsalt piinlik. Midagi eriti jälki on sellistes selgrootudes argpüksides, kes kasutavad oma juudi identiteeti selleks, et anda õigustust laimule maailma ainsa juudi riigi vastu, seistes samal ajal aktiivselt inimeste kõrval, kes kasutavad islamistlikku retoorikat uskmatute kohta. Aga mis siin tõeliselt silma paistab, on see, kui kaugel tegelikkusest see kõik on. Iisraelil ei ole isegi territoriaalset konflikti Liibanoniga.
Iisrael ei taha olla Liibanonis. Ainus probleem Liibanonis on see, et Islamivabariik on selle Hezbollaga okupeerinud ja isegi liibanonlased teavad seda. Brett on aga liiga hõivatud islamistide eespugemisega, et seda teada. Ta on nii meeleheitlikult valmis oma vooruslikkust näitama, et satub samale üritusele, kus imaam hiljem palvetas, et Mahdi tuleks mõõgaga uskmatute vastu. Ja ise kirjeldab suurepäraselt seda, mida Gad Saad nimetab enesehävituslikuks empaatiaks. Lääne poliitikas väidab end seisvat demokraatia, sallivuse, naiste õiguste ja pluralismi eest, seisab ühes ruumis. Normaliseerides retoorikat, mis mõnest teisest usulisest või poliitilisest rühmast tulles mõistetaks kohe hukka. Ausalt öeldes on seda isegi piinlik vaadata. Ja nüüd kõige koledam osa, Ajatolla. BBC avaldas hiljuti loo meestest Talibani kontrolli all olevas Afganistanis, kes vaesuse tõttu müüvad oma tütreid lapsabielusse. Ja kuidagi suutis see lugu kujutada lapsi müüvaid mehi peamiste ohvritena. Vaadake ise. Abdul Rashid Azimi kodus seisame äkitselt silmitsi laastava mõjuga. Ta kutsub oma tütreid. Rukia ja Ruhia on kaksikud, nad on 7-aastased. Abdul tahab väga selgitada, miks ta teeb talumatuid valikuid. Püha Pekker, sa tead, et sa oled olnud laps. Olen valmis oma tütred maha müüma. Olen vaene ja võlgades. Tulen koju kuivanud huultega, murelik ja segaduses. Mu lapsed tulevad minu juurde ja ütlevad, Paaba, anna meile natuke leiba. Aga mida ma saan anda? Kus on töö, et ma saaksin teenida? See murrab mu südame. Aga see on ainus viis oma teisi lapsi toita. Abdul ütleb. Ainus BBC IETL suudaks võtta nii alatu, jäigi ja ebainimliku käitumise ning kujutada väikeseid tüdrukuid seksiorjusesse müüvaid mehi ohvritena. Need sead ei ole ohvrid, tüdrukud on ohvrid. Ometi kulutab BBC erakordselt palju aega isade inimlikustamisele, nende raskustele, tunnetele ja keerulistele valikutele. Samal ajal kui tegelikud lapsohvrid muutuvad peaaegu taustategelasteks. Tõesti või? Kahjuks on see muster, mida näeme jätkuvalt lääne meedias islamistlike ühiskondade kajastamisel. On uskumatu vastumeelsus moraalselt vastanduda sellele, mida need režiimid teevad naistele ja tüdrukutele. Kõik taandatakse vaesusele, kultuurile või keerukusele. Aga lapspruutide puhul ei ole midagi keerulist. Talibanid on kustutanud naised avalikust elust, keelanud tüdrukutel koolis käia, töötada, rääkida ning loonud süsteemi, kus naised on vara. See oleks pidanud olema fookuses. Selle asemel keskendus BBC meestele, kes müüvad väikeseid tüdrukuid ja see on inetu. Ja nüüd lõpuks selle nädala head uudised. Suurepärane uudis. Kongressi antisemiitlik liige Thomas Massie kaotas oma eelvalimised Kentuckys, mis põhjustas hüsteerilise kokkuvarisemise. Uutel parempoolsetelt antisemiitidelt, kes muidugi süüdistavad juute, AIPAC-i ja kõiki teisi. Aga tegelikud valijad, keda nad ilmselt ei austa piisavalt, et uskuda, et need suudavad ise otsuseid teha. Kuid juba kuid on kogu see Tucker Carlsoni ökosüsteem veennud end, et vabariiklastest valijad, eriti kristlased, on Iisraeli vastu pöördunud. Siis ilmusid kohale päris valijad. Massie esindas Kentucky 4. ringkonda, mis on üks riigi kõige järjekindlamalt konservatiivsemaid, kristlikumaid ja Iisraeli-meelsemaid ringkondi. Ja mida Massie tegi? Ta muutis kogu oma poliitilise kuvandi kinnisideliseks keskendumiseks Iisraelile, AIPAC-ile, välismõjule ja Ameerika juutide demoniseerimisele. Selle tulemusena kaotas ta peaaegu 10 punktiga. Kohe algas paanika. Tucker Carlson väitis veebis, et Iisraeli lobi võttis Thomas Massie maha. Teised interneti paremäärmuslikus ökosüsteemis hakkasid karjuma, et AIPAC ostis valimised, justkui Kentucky evangeelsed vabariiklased oleksid lihtsalt mõtlemisvõimetud robotid, kellel puuduvad omaenda poliitilised veendumused. Aga poliitika ei toimi nii. Sa ei saa aastaid rünnata Iisraeli ühes kõige Iisraeli-meelsemas vabariiklaste ringkonnas Ameerikas ja siis olla šokeeritud, kui valijad sind tagasi lükkavad. See ei tähenda muidugi, et Iisrael oleks olnud selle valimisvõitluse põhiküsimus, kuid poliitika seisneb koalitsioonide matemaatikas ning internetikommentaatorid mõistsid konservatiivset Ameerikat täiesti valesti. Ausalt öeldes on Massie jutt USA põhiseaduse esimesest parandusest alati olnud täielik nali. Ma mõtlen,
see on see mees, kes veetis aastaid kõigile loenguid pidades sõnavabadusest, avatud debatist ja tsensuuri vastu olemisest, kuid blokeeris mind X-is ennetavalt juba enne, kui ma temaga üldse suhtlesin, sest ta vihkab juute. See teebki tast niisuguse alatu petise. Ta teeskleb, et on sõnavabaduse puhtuse eest seisja, aga niipea, kui ta näeb Ameerika naist usust, mis talle ei meeldi, peidab ta end blokeerimisnupu taha ja läheb vastuollu omaenda sotsiaalmeediapoliitikaga, mis väidab, et kaitseb sõnavabadust ja keelab vaadete diskrimineerimise. Argpics. Isegi tema kaotuskõne näitas tema kummalist juudi obsessiooni. Vaata ise. Kuule, Miina. Tahaksin. Oleksin varem välja tulnud, aga pidin oma vastasele helistama ja kaotust tunnistama ning Ed Galrioni Tel Avivis leidmine võttis veidi aega. Ta oleks võinud rääkida majandusest või kohalikest probleemidest või isegi Donald Trumpist, aga selle asemel pöördus ta kohe tagasi antisemiitlike vandenõuteooriate juurde, ilma ühegi tõendita, sest see liikumine ei ole tegelikult seotud Ameerika esikohale seadmisega. Sellepärast on Massi sõbrustanud Iraani Islamivabariigi Washingtoni kõneisiku Trita Parsiga ja miks teda toetas pro-Islamivabariigi lobirühm Najak. Isegi Massi endine tüdruksõber on teda avalikult süüdistanud selles, et ta on võtnud raha otse Iraani Islamivabariigilt. Tegelikkus on see, et Masse ei hooli põhiseadusest. Ta on kitsarinnaline ja kaotaja ning tema antisemitism pole isegi varjatud. Ta on korduvalt levitanud ohtlikke topeltlojaalsuse vandenõuteooriaid sionismi ja välismõju kohta. Ta jagas postitusi, mis vihjasid, et kongress hoolib rohkem sionismist kui Ameerika patriootlusest. Masseiga seotud poliitiline tegevuskomitee avaldas reklaami, mis sihtis juudi annetajat Paul Singerit, kasutades tema tuvastamiseks Taaveti tähte. Ja ta on sihtinud silmapaistvaid Ameerika juute, blokeerides neid oma valitsuse kontol ning rikkudes sellega nende USA põhiseaduse esimese parandusega tagatud õigusi. Noh, Kentucky valijad ei uskunud kogu seda Thomas Massi juttu, sest juudi viha on kaotajate ideoloogia. Ja Thomas Massi, sa oled kindlasti kaotaja. Hea, et lähed, juudi vaenlane. Ja sellega ongi selleks nädalaks kõik. Järgmine nädal olen tagasi, et tuua teieni veel rohkem viimaseid uudiseid, mida peate teadma. Ja nagu alati, kui sul on mulle vihjeid, võid julged minuga ühendust võtta X-is nimega Emily K. Schroeder või Instagramis nimega Emily in Tel Aviv. Seniks näeme järgmisel nädalal saates Küsi subtudelt JNS TV-s.